miks ma täna siin olen, on see, et tuli selline idee, kuna meil on ikkagi oma taluplaan, plaan taotleda see aasta ka noortaluniku toetust, et siis seda teekonda jäädvustada. Me ei tea küll, kas me selle toetuse see aasta jälle saame või mitte, aga kevadel ikkagi mingis mahus kindlasti midagi toimub, kas või selle aastased projektid lähevad edasi, garaaži ehitus, aiakujundus, marjapuud, põõsad ja nii edasi, et siis tore oleks võib-olla kunagi tagasi vaadata ja võib-olla mõnele siis tuttaval on ka tore meie tegemisi jälgida. Ja kuna minu õde, kes on ka siis selline meediahuviline, avaldas valmisolekut minu videosid või vloge siis editida, mida ma ise hetkel, mille äraõppimine ei ole nagu ilmselt praegu minu ajagraafikus, kuna tõesti tegemisi on praegu palju, siis tundus see olema hea mõte proovida, vaadata, mis sellest üldse välja tuleb. Esialgu siis praegu jäädvustada meie igapäevaelu nii palju, kui see vähegi võimalik on ajaliselt ja kui palju jaksu on. Ja siis vaadata, kuidas see kõik tundub. Hetkel sõidan siis Tartusse, loengusse, põllumajandusettevõtte majandusanalüüsi loeng. Kes ei tea, siis õpin magistris loomakasvatust. Olen 2. aastal küll, aga kuna kevadsemester jäi vahele, siis ilmselt venib lõpetamine 1 aasta võrra veel edasi. Aga ikkagi vaikselt tegelen ka juba magistritööga. Lisaks sellele on mul nüüd 4-kuune laps, kes on hetkel kodus oma isaga. Mul on 2 koera, Ranger ja Nova. Ranger siis 5-aastane Amstaff ja Nova just äsja 4-siks saanud Corso. Ja siis käin ka tööl väikse koormusega. Teen oma agronoomitööd edasi Kuusiku katsekeskuses. Kui rääkida sellest toetusest täpsemalt, siis novembris avatakse taotluste voor ja selleks ajaks tuleb meil siis kokku panna äriplaan, kus siis on me mõlemad siis taotleksime eraldi Raiko enda ettevõttele ja mina enda ettevõttele, et need 2 on täiesti eraldiseisvad. Ideed on täiesti erinevad, et minul siis loomakasvatus ja temal taimekasvatus. Tema natuke mõtleb veel, et ilmselt kartulikasvatus ja midagi, mida kasvuhoones kasvatada. Eelmine aasta ta leidis, et vertikaalselt arbuusi proovida, aga see on ka laual praegu, aga lihtsalt peame veel nõu tuttavate ekspertidega, et mis võiks olla see meie niš. Mina siis taotlen rahastust lambakasvatuse alustamiseks, täpsemalt siis Torperi tõugu lammaste. Nemad on siis sellised musta pea ja valge kehaga lambad. Luba ma vaatan, kas su silmades on sina või on seal sügise hall. Luba ma vaatan, kas su silmades on sära või on seal pimedus.
luba, ma vaatan, kas su silmades on naer või on seal pisarad. Luba, ma vaatan, kas su silmades on kuul.